the time. Cause if you never leave home, never let go, you'll never make it to the great unknown till you keep your eyes open, my love. Mis tuleks võib-olla ära märkida on see, et kõik videod ei ole alati selles järjekorras esitatud, mis järjekorras nad filmitud on. Näiteks eelmises videos need nahkkiired ja see Rocki kontsert olid tegelikult teistpidi järjekorras, et leidsin antud töökoha, kuhu ma Brisbane'i intervjuule tulin tollel nahkkiire õhtul ja kohe samal õhtul ka teele asusin sealt. Nüüdseks olen jõudnud sellisesse kohta nagu Brisbane ehk Brisbane, Austraalia üks suurematest linnadest. Ainult 160 kilomeetrit Byron Bay'st põhja ja siin ma olengi. Tundub suhteliselt idülliline ilus kohtalaud. Suur linn, samas piisavalt mõnus ja ruumikas, keskelt jookseb läbi lühi. Inimesed läksid hommikul raami peale tööle. Mina tutvudan. Siin on neil isegi oma rand. Midagi sellist keset parki. Liiva. Lugu siis selline, et tulin siia, et teha üks intervjuu irrigatsiooni töö peale puuvilla farmis. Ja töö on siis põhimõtteliselt labi taga kanaleid tühjaks lükata, kuid palka saab sama hästi kui tomateid kaikaga pekstes. Ja tööd on tavaliselt 10 kuni 20 päeva järjest, siis on paar-kolm nädalat vaba ja siis jälle töörid. Aga kuna ma saan oma autos elada, siis säästab päris palju raha. Selle jaoks et üsna kindlalt sain tööle ja vaatab edasi, mis saama hakkab. Võib-olla ongi ideaalne töökoht, kus siis paar nädalat tööd teha ja paar nädalat siis Byron Bay's surfimise peale või surfimise õpu peale kulutada või siis Brisbane'is cateringis töötada. Tundub, et see lahendus kuni vähemalt jaanuarini oleks päris lahe. Praegu tundub, et olen sattunud kusagile Aasiasse, kuid tegu on Nepali pagodaga. Näha mul midagi sellist. Brisbane'is siin samas pargis, kus bassein oli. Ja 88 aasta siis ilmselt maailma Expo artifaktidest. See välja ostetud rahva ja paljude organisatsioonide rahamine. See on tore väike tempel Brisbane'is jõe ääres. Väike tükki Nepaalist. Siin siis pilt ühest sillakesest. Siit vasakul oli siis park, mis alguses oli mu lemmik ööbimispaik. Taga näha Brisbane'i kesklinna pilvelõhkujad ja siit samast silla pealt ma siis läksin praamiga ka Jamie Oliveri restorani intervjuule ühel hommikul. Nagu ikka, teen oma traditsioonilist hommikuputru, kaerahelbed banaaniga ja kookossuhkruga. Kuid täna olen sellises kohas, kus avaneb väike vaade. Seda vaadet võiks ju teilegi näidata. Küll midagi väga palju võib-olla ei näe, aga siit paistab näiteks Brisbane'i kesklinn. Seal siis said tehtud mõned pildid hängitud, aga väga palju meil siin hänginud ei ole. Hingime ühe õlle. Kyle Campbelliga, kellega sain tuttavaks Tredbos ja maksin ühe kalli parkimisarve 25 euri või $3 3 tunni eest. Aga muidu rohkem seal väga hänginud ei ole. Jah, hängisin rohkem äärelinnades ja siin siis järjekordselt ühes pargis.
tegemas vist hommikukohvi. Üldiselt tegin süüa siis 2 asjaga, mul oli oma piirituspriimus kaasas ja paremal selja taga paistab mul ka gaasi- või elektrigrill, kontaktgrill, mis igas pargis peaaegu olemas oli. Piiritust kasutasin siis selleks, et saada vesi keema riisi, pudru või muude asjade jaoks, ka kohvi jaoks, aga grilli peal siis oli hea teha mõnusaid rööstitud köögiviljasid ja sääraseid toite ning pärast neist siis segada vastavalt kas nuudlitega või kuskussiga või siis mõne muu hea ja paremaga seal küpsetades. Kui pilte võis näha eilsest söögist, siis täna on põhimõtteliselt sama söök. Aga kuskussiga. Lihtne. Asjad grillile, kerge õliga. Õiges järjekorras. Pisut soja kastad sisse ja kuskussi sisse. Nauding. Pesemas käisin kohalikes ujulates ja vabal ajal siis lihtsalt käisin lähimaid parke ja lookout'e vaatamas. Siin siis olen natukene tüdinud linnast ja läksin vähe kaugemale ühele 4x4 rattaliste rajale ja sain oma Subarukese proovile panna. Ma ei mäleta, kas ma natukene lasin vist õhku ka rehvidest igaks juhuks välja, kartes, et äkki võib sinna kinni jääda. Küll aga oli see liiv suht hästi kinni tambitud ja kuna ma kaapima kuskil koha pealt ära ei hakanud, siis läks ludinal sellest rajast autokene läbi. Küll aga juhtus siin kohas tagasi tulles see, et jäin ootama, kuna see koht, kus ma siin vaatasin, oli suhteliselt järsk, siis ei olnud ma kindel, kust oli õige koht siit üles sõita. Ja umbes täpselt siin koha peal ma jäin tagasi tulles ootama ja siin-seal siis tagurdades jäin natukene kinni, kuna mu auto on ikkagi madal. Aga õnneks liigub seal neid suuri nelikveolisi päris palju ja nad tõmbasid mind lõpuks välja. Nagu siin näha on, siis see rand on täitsa nagu kiirtee. Aga sellegi poolest oli hea tunne sõita liiva peal selle autoga. Natukene oli riskantne tunne, aga kui see nelikveoline oli mind tagasi kõvemana liivani tõmmanud, siis ilma pausi tegemata, ilma kõhklemata sain ma ilusti sealt ülesse, ilma kinni jäämata. Selle koha nimi siin on Merineitsi laguun. Seal on minu auto. Täitsa sealt kaugelt läbi liiva. Samamoodi nagu sealt osad tulevad kaugelt, tuled on näha. See on pikk laht, mida mööda siis saab sõita autodega. Pikk rand. Pikk rand, mida mööda saab autodega sõita. Ja nagu näha, seal kaugele lähevad tuled välja. Aga nii kaugele ma ei lähe. Vaatan selle Merineitsi lahe ära nii-öelda. Merineitsi laguuni. Ja siis liigun tagasi. Alguses oli plaan ka siia ööseks jääda, aga kuna siin on pargitasud, siis siiski ei jää. Aga jah, siin ümber on soised alad ja siis tekivad sellised laguunid sellest veest, mis seal määrkaladele kinni jäänud. Ja siis kõrgete hoopustega ilmselt jõuab ka meri siia. Aga sain oma auto katsumuse auto panna proovile ja sain näha, et tuleb täitsa ilusti läbi pehme liiva. Kõik 4 ratast teevad igaüks oma töö eraldi ja koos ja läda miskit. Täna ärkasin siis 4.30, 4.35 ja kirjutasin siia Glasshouse Mountainsi juurde. Sealt Priibi liivaranna nelikveoraja külje alt. Lootsin näha neid künkaid siin päikese tõusus. Kuid päike tõusis ainult 3 minutit läbi selle tühja riba, kus pilvi ei ole ja tõusis uuesti pilvede sisse ja kadunud ta ongi. iPhone'i enda ilmateade Weather.comi oma
valetas, et esimesed hommikutunnid on pilvevabad. Oleks pidanud ikka Jürnot vaatama ja nägema, et asi on üsna pilvine. Aga tegu on siis Glasshouse Mountainsiga ehk siis Klaasimaja mäed. Ja nad on Klaasimaja mäed sellepärast, et leitnant James Cook, kes 1770. aastal need siis kaardistas, avastas, arvas, et need näevad välja nagu klaasiahjud, mis siis Yorkshire'is Inglismaal tema kodukohas populaarsed olid. Aga tegu on siis 25 miljonit aastat tagasi siis laava või maapinnast üles tunginud laava siis selliste mulksudena või mullidena, mis siis jäid pidama liivakivi ja muu sellise õrnema vahele. Ja siis selle 25 miljoni aasta jooksul on liivakivi tuule ja vihma poolt ära uuristatud, vette viidud ja nüüd on siis järgi sellised pisikesed künkakesed, mis kunagi olid siis maapinnast välja tungiv laava, pehme pinnase sisse tungiv. Ilmselt on praegu hommiku üks parimaid võimalusi neid mägesid näha, kuna tundub, et pilved täiesti alla ei anna. Ida poolt tuleb küll selgemat ilma, aga sellised need künkad on. Ka mingi tulekahju. Need kaljusemad künkad meenutavad kuidagi kas Vietnami või Taimaas tehtud pilte, mida ma näinud olen. Need kaks eriti. Austraaliased on ikka laisad küll. Isegi mäkkeronimisteed on neil betooni all. Aga edasi vaateid hakkab siit tulema. Ikka veel siis Klaasimaja mägedes. Kahjuks on natuke pilvile, aga vaatame, mis vaateid me näeme. Niisiis selle mäe, mis nimi seal oli. Ennem käisime küngaste otsast neid mägesid. Ja nüüd siis siin. Minu ära. Siin siis osad veel. Kaugelt päikse käest paistab. Ma Erki-Olesega sõitsin. Siis tollel hommikul ei näinud seda sinitaevalist ja päikselist mägedega maastiku silmapiirini välja, kuid nägin ikkagi mingisuguse päikesetõusu ära ja mõned mäed ja ilusad pildid ka. Võin öelda, et tulevikus tulen siia Klaasimaja mägedesse isegi tagasi ja ronin ka ühe mäe otsa. Pärast tulin siis oma algsesse vaatepunkti tagasi ja leidsin sealt tagantpoolt ühe mõnusa grillimispaiga ning tegin seal ka omale burgerit. Siin ka väike fototõestus, et ainult taimi ei söö. Siin on siis Portobello Sennele lisaks ka vahel väike juustuviilak. Ja siin väike video Brisbane'ist kui pooltroopikast, ehk siis ühel hetkel ei saa midagi aru ja järgmisel siis kallab nagu A-varrest ja jõed on maas. Pilvine küll oli, aga ei näinud seda tulemas. Autol olid aknad ja katuselukk veits lahti. Loodan, et midagi väga hullu ei ole. Järgmises osas uitan savannides ringi, kaevan mudas, jään vihma kätte ja leian surfarite paradiisi.
Cause if you never